selle liigutuse juures on see oluline see, et see pöial oleks hästi kerge, aga samas väga täpne. Et alusta sellest pöidlast ja alati niimoodi, et see pöial on seal vastu klahvi. Nii sa saad seda klahvi kontrollida palju paremini. Ja kuigi see faktuur käib nagu teistpidi, et sa alustad nagu rütmiliselt pigem 5. sõrmega, see liigutus võib-olla pöidlaga alustades saab nagu paremini selgeks. Tegelikult sul tuli päris hästi välja. Proovi natukene veel. Praegu oli muidu väga hästi. Sa panid tähe, et ühel korral ei olnud pöial seal vastu klahvi. Ja siis oli kohe kuidagi teistmoodi oli see liigutus. Kogu aeg võimalikult palju vastu klahvi, et mida täpsem liigutus, seda kvaliteetsem ja seda lihtsam on mängida. Okei, proovi huvi pärast ka praegu pöidlaga alustades. Või vabandust, mitte pöidlaga, vaid 5. sõrmega. Ei, pum. Ei, mitte niipidi. Ikka nii mängisid, aga